tere! Ning saade Raamatukeel on alanud. Seekordseks raamatuks on Indrek Hargla Raudrästiku aeg, mis on muinaseesti kriminaalromaan. Teine osa. Esimene osa oli Sõstar ja Käoking, siin 4 osa. Oot. 3. osa juba. Teine osa oli Vasari hingetuul. Keegi tapeti Toori Vasaraga. See. 3. osa Neetus ja Kaliraud. Algab kohe. Ja 4. on Rebas ja härja pää. Nii. 3. osa Neetus ja Kaliraud. Surmal oli nägu ja hääl, keha, leht ja oma laul. Häitse nägi surma siis, kui tema keha viskles piineldes sängis ja palavik salvas tema mõistust nii valusa tulega, et ta seda kannatada ei suutnud. Ja korraga ei olnud ta enam oma kodutares Kaleväe linnuses, ta jooksis metsas. Siis tuligi surm tema juurde. See oli samblane mets ja puud olid raagus, kased, tammed ja kuused kasvasid seal läbisegi. Taevas oli hall ja kusagil kaugel ulusid susid. Häitse otsis sellest metsast koduteed. Ta teadis, et kui ta ei leia, siis jääb ta sinna metsa igaveseks. Siis on temaks surnud. Surm oli vana naine, rüve, koletuslik vanamoor. Ta komberdas kaskede vahelt välja, sirutas oma käekondi Häitse poole ja ägises itkedes laulda. Naeris vahepeal rögises sõnu, mida Häitse ei mõistnud. Seda naist ei oldud enne suremist õigesti ära põletatud. Tema keha oli ainult süte peal haudunud ja suitsunud. Ja siis oli liha hooletult kontidelt maha kaabitud ja lõigutud. Aga päris palju oli jäänud ussidele pureda ning Häitse haistis kõiki neid lehkasid, mädanud ja kõrbenud liha, roiskunud sisikonda, kärsanud luid ja läppunud hingehaisu, mis selle naise suust tuli. Vaglad sagisid tema liha sees ja ronisid ninast. Ta oli kaetud vaid keha sisse põlenud riide, nartsude ja jämede köiega ning kõrbenud liharibad lopendasid ta kõõluste küljest, kui ta oma musti käsi Häitse poole siirutas ja kutsus. Korbetunud peanahalt tärganud uued hallid juuksed lehvisid ümber näo ja mustunud sõrvakontidest välja kasvanud pikad küüned puudutasid mõnikord Häitset. Vanait ei käinud, ta nihkus kiirete jõnksudega, oli ühel hetkel Häitse selja taga ja siis tema ees. Ta itsitas rõginal naerda, peibutas ja meelitas. Köie teises otsas oli raske kivikomakas, mis nagu lendas vanaide järel oma kärbatunud rinnanibudest pigistas ta mustade küüntega lehkavat rohekast kollast rõga, mida ta siis Häitsele pakkus. Lähme edasi. Kusagil kaugelt on mingi Damianus ja nüüd siis läheb edasi. Mingi arst. Kaugel. Siis sai Damianus oma imerohu valmis. See oli klaasist pudelist tumepunane veniv vedelik, mis lõhnas kaugete maade võlukunsti järele. Damianus lasi tuua kuumaks köetud kivis, pani nende savikannu vedelikuga, mis pidi olema vein ja mida merelised on mõnikord kaugetest maadest saarele toonud. Ta soojendas veini ja segas siis sellesse veidi teriyaki ning käskis Häitse seda juua. Häitse jõi ja see mõistses imehästi, soojalt, magusalt, leebelt ja karedalt. Ning Häitse tundis, kuidas see üle tema keha laiali valgus ja sügaval rinnus idanevat haigust justkui tulise nõelaga torkis ja selle sisse augu tegi. Jätkame. Ja ehkki Volkmar ja Sõstar usuküsimus kogu aeg vaidlesid, olid nad ühel meele selles, et Veelind ja kirik peab külmade ilmade saabudes valmis saama ja selle puhul tuleb suur pidu korraldada. Volkmar oli kirjutanud oma isandale Magdeburgi peapiiskopile pikki kirju. Need olid viidud Rävalasse, Hirvelinde sadamasse, kuhu ikka juhtus Saksi soost kaupmehi, kes sinna ka väikese kabeli olid ehitanud ja seal oli neile hõbedas makstud, et need kirjad saaksid kohale toimetatud. Mõni aeg tagasi oli Volkmar saanud isegi vastuse. Üks
kaupmees oli Hirvelinde Taretarga Kaljuvaldi kätte andnud laeka, millel oli raske vahas 2 võtmemärgiga kinnitus peal ja see oli palutud Veelindesse toimetada ning Volkmar oli siis suurest rõõmust kilganud nagu väike laps, kui ta seda laekast ja kinnitust nägi. Laekast oli ta leidnud väikese hõbedast karika, mille sees oli tükike kuivanud ja kortsus inimese nahka, 1 paksu runo ja siis samasuguse vahast kinnitusega rulli keeratud kirja. Need asjad olid 1 pühaku peanahk, Kristuse püha runo, piibel ja lägitus ristiusu kõige tähtsamalt kuningalt, kes elab Rooma lindes ja kelle nimi oli Paavst, mis pidi tähendama isa. Millegipärast oli Volkmar seda lägitust lugedes näost väga ära kukkunud ja tema rõõmujoovastuse asendunud nõutuse ja nukrusega. Lähemalt taotöövaga nende asjade üle pärida jõudnudki, sest Tauka poolest oli tulnud sõnumeid, et sinna on saabunud koerakoonlaste kuninga saadikud, kes tahavad Uljasega rahu teha ja leedulaste vastu sõjakihla sõlmida. Aotõiv oli läinud Tauka poolesse ning ta kahtlustas, et Volkmari ja Ere lugu oli pidanudki juhtuma just siis, kui tema ise Tauka poolest toimetas. Nüüd on mõned nendest risti usku läinud ja nendest mitte paganikest, vaid nendest maarahva uskumustest taganenud. Ta kristlast nimetab paganitest, mina pole kristlane. Mina pole kristlane, pole ristitud ja nii edasi. Jätkame. Lõputuna tunduv sina Vetevelli tervitas neid esimese loksuva laine. Esimese merepäeva koidiku kajakate kisa maeda tuule ja tasase loksuva lainega, kui nad Päruna jõe laiast suudest välja sõudsid. Nad võtsid suuna lääne poole ja liikusid mööda ranna äärt. Aotõiv teadis, et kui jõesuudmist otse mere peale minna ja läände purjetada, siis peaks hea tuulega Kura randa jõudma. Sealt edasi läände ja üle mere kulgeb kaubatee, mida mööda liiguvad Ojamaa merilised. Kui aga Kurast lõuna poole liikuda ja mitte lasta end tuulte rannast eemale kiskuda, siis peaks 5 päevaga jõudma rikkasse Truusa kaubalindesse, mis asub Preiside maal ja kus võimutsevad taanlased. Nemad aga purjetasid alguses lääne poole ja siis edasi põhja. Poole päevani oli meri vaikne ja ilus, lõuna ajal tõusis tuul. Selle päeva õhtuks jõudsid nad suure vaevaga Vaiaste kandis lahesoppi, kus oli võimalik ööbida ja tuld teha. Kõik ja isegi Aotõiv olid selleks ajaks näos sinised, nende sisikond oli loksamist paupidi pööratud ja aiste alas ja needis leedu keeles merd ja purjetamist, leedukas siis. Järgmise 2 päeva jooksul jõudis nende uisk Muhu saare kõhu alt Saaremaa juurde, Pöide Kihlakunna rannikule, või vähemalt nõnda väitis teejuht. Uisurinast vaadates oli tavalisel inimesel raske vahet teha, milline kauge roheline metsaviir on Muhu või Saaremaa, või miks rannaäärsetel vetel on erinevad nimed. Nii mitmedki saarlaste ussininaga laevad olid veel merel ja purjetasid nende uisku nähes lähemale. Teejuht vist tundis kõiki saare aluseid ja õikus nendele läbi Pajusarve sõnu, mida Aotõiv ei tundnud. Saarlaste laevalt tõiguti siis vastu ja tõsteti tervituseks saarud. Nende teejuht tundis igat maamärki, suuremat kivi või laidu. Ta teadis, kus on head ülgeküttimiskohad, millisele pealikule või kuningale kuulub üks või teine lahesopp. Mida ta ka tõesti ei tundnud ja varem näinud ja olnud, oli Turja ranna juures vastu kivirahu purunenud ja poolenisti põlenud võõras laev. See oli üks väga kummaline laev, täiesti erinev nendest alustest, millega svealased või saarlased tavaliselt sõidavad. See pidi olema siia saabunud väga kaugel maalt ja päris hiljuti põlema pandud. Aotõiv seda põnevil silmitsema küsis, kas nad ei saaks lähemale purjetada, kuid siis hakatas teejuht teda õlest ja ütles, et neile on üks laev vastu tulnud. Aotõiv, Volkmar ja sõster läksid aga kas raudtöö ja Arpu ja Meikese Kaali Pühajärve juurde. Nad läheb Pühajärve seda, Pühajärvele unistama Pühajärve pühaks kohaks.
Järv ei olnud linnust kaugel, läbi väikese hiiesalu ja üle põllu ja sinna viis aastasadu tallatud rada. Järve juurde pääsemiseks tuli esmalt künkast üles ronida. See küngas oli tekkinud üles paiskunud mullast, kui Taadi Kaarik oli Saaremasse sisse põrutanud. Künka peale ümber järve oli hallil ajal ehitatud kõrge paekivist ringikujuline ja parasjagu lai müür ning künka servadel ümbruskonnas oli palju ennemuistseid kalirahu ääse. Siit oli ammutatud Saaremaa rikkus ja jõud. Järv ise oli võimas. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et üks roomlane oli purjetanud Saaremaale ja siis Saaremaa ranniku mereõnnetusse sattunud. Ja siis oli saabki täpselt aru, kas ära surnud veel mõelda. Nii, ja nüüd jätkan. Raudtee on juba teine poeg tapetud. Vanem poeg nüüd. Ja läheb edasi. Ning Aot tõi vastu särkis Aluri juurde. Vaatasid seda verist tiimtompa ja püüdis ette kujutada, kuidas kõik oli juhtunud. Paar küünise rauta vedeles eemal. Ühe sees oli rõõtsikunud lihakamakas. Aluri oda oli selle juures rohus. Alur pidi olema püünist vinna tõmbamas, kui ta oli kogemata teise sisse astunud. See valu pidi olema nii hirmus, kõndida ta ei saanud ja nähtavasti ei suutnud ta ka enam püünist lahti painut ega sarve puhuda. Aluri sarv vedeles eemal kuuse juurikate vahel. Võib-olla kaotas Alur valust, neile märkusi ning mädanud liha ja värske verelõhn olid soordeid metsast välja meelitanud. Susi on tark loom, ta ei söösta uissapäisa esimese saagi kallale. Ta luurab, kaalutleb ja mõtleb ning kutsub karja appi, kui tarvis. Susi ei murra igat elajat, ta tahab rohkem neid, kes on nõrkenud ja surma määratud. Ta vaatab oma ohvrile silma, ta otsegi küsib tema käest, kas sa oled valmis surema? Ja kui ta näeb, et ohvri silmades ei ole enam elujõudu, olgu see vana, lombakas, põder või hirmunud inimene, siis kargab ta käbedalt tema kõri kallale, hammustab seal läbi ja hakkab sisukonda purema, et magus maks kätte saada, kuni see veel sooja verd täis on. Tugev noorel elujõus mehele Susi metsas kallale ei tule, aga kui see mees on lõksus, halab ja ägiseb, siis uurib Susi oma kollaste silmadega tema nägu, nuutab teda, näksab ehk ja vaatab, mida see mees teeb. Ja kui ta vastu ei hakka, siis on ta kadunud. Nüüd jääb väike vahe vahele ja siis ta pedas ning Aotõiv nägi, kui ta säitsi vastu kuusepuid toetus, nagu oleks ta paha hakanud, aga tema ei karjunud ega nutnud, vaid tunnistas oma venna surnuga hirmu täis silmadega ja värises üle kogu keha. Nüüd jääb väike osa vahele ja siis tuleb. Ilmanitsi ihus sündis esimene hingega inimene, luges Meigas Monarunost. Näeb edasi, tuli annab hinge ja liha küljest vabaks ja saadab selle ilma poole. Tuli võtab kehast vere ja aur lendab Taadi juurde. Tulerid lõõmas õhesse, liha ja kontide kärsse, mis hais mattus varasügise jahedasse õhku. Mehed jõid õlut ja meenutas Aluri paari sõjaretki ning kiitsid tema rammu ja vaprust. Meigas luges. Naised itkesid ja süngete pilved tagant timmitas eredat kuukuma. Aotõiv seisis meeste seas ja jõi seni, kuni tundis kange saare õlu hakkab peas kõmisema. Sõstarve naiste juures ja lootus loonetu Volkmari polnud näha ning Aotõiv otsustas, et aeg on magama minna. Ta kõmpis oma tare juurde, kiskus riided seljast ning puges nahkade vahele, kus Aiste juba magas. Aotõiv tõmbas Aiste. Ta embus höistas talle kõrva. See on üks igavene ära neetud linnust, surma ja mõistetusi on siin liiga palju. Ma pean nüüd magama, ma olen surmani väsinud. Nüüd jätan väikese osa vahele ja siis tuleb Aiste oli riidest, ta ei hinganud ja terve tema keha oli jääkülm. Ainult alakeha oli märg. Aotõiv raputas teda ja hüüdis, aga Aiste tuim keha varises ta kätte vahelt.